Vahur Leemets 26. Neeruti maraton on juba ukse ees. Järgmine nädalavahetus siin Pariisi puhkekülas saab see toimuma. Räägi, kuidas ettevalmistused kulgevad? Ettevalmistused on täies hoos, raja tegemine käib, sinna kuhu me rada teha saame, seal me oleme põhja ette valmistanud. Vaja oleks mõni sentimeeter lund juurde, et saaks raja viimistleda, sest praegu kõik lumi on tulnud koheva lumena ühe korraga ja see teeb raja tegemise natuke keeruliseks, sest et kündide peale ikkagi praegu veel minna ei saa, aga praegu hetkeseisuga on 16 kilomeetrine ringi põhi olemas ja suure tõenäosusega sellel ringil me see aasta sõidamegi. No, kõrvaltvaatajale tuleb siia Pariisi kohale ja võin omast käest öelda, et tegelikult vaatepilt on ilus, aga kas siis tõesti ongi, et tegelikult ikkagi on lund vähe? Lund on nagu ei ole vähe otseselt, aga lumi on sadanud korraga koheva lumena ja selle kinni tampimine ei ole väga lihtne, sest ei ole plusskraade olnud, ei ole seda asja, mis seda lund nagu kokku liimiks ja kui kurvis rajamasin keerab, siis ta sabaga kipub seda lund eemale lükkama ja teine mure on siis see, et kõiksugused mutimulla hunnikud ja rohututid, et ka nende puhul samamoodi, et need kipuvad välja tulema ja lumi on selline kohev, et sinna võid ka lund peale visata, siis järgmise korraga tõmbad selle lume sealt pealt ilusasti maha uuesti. Et see mure natuke on, aga täiesti korralik ettevalmistatud rajapõhi on, et midagi väga hullu ei ole, et natukene silmi lahti peab hoidma, aga umbes sama nagu Virus. Paneme siis kõigile suusasõpradele hingele, et pöidlad oleks peos ja et järgmine nädal ikkagi lumelisa tuleks. Aga kirjelda Neeruti rada neile, kes siin tegelikult ei ole veel kunagi suusatamas käinud, et milline see ring on, mis need ees ootab, kui nad nüüd järgmine laupäev siia starti tulevad? 12 kilomeetrit sellest rajast on üsna sile, ütleme nii, et ühtegi tõsist tõusu ei ole esimese 12 kilomeetrisel matkaringil ette näha ja üks väike põnts on ainult, aga see on selline kõrguste vahega 1,5 meetrit ja hästi lühike, et väga palju tõuse ei ole. Ja aga raja teine, ehk siis lõpuosa on jällegi siin Neeruti suusaradadel, mis on üsna mägised, et ta koosnebki sellisest kahest poolest, nagu 12 kilomeetrit on siis siledat maad ja 4 kilomeetrit sellist lõpus natuke mägisemat. Kui sa omast kogemusest lähtud, siis mis see ideaalne või selline sobilik suusakilometraaž all võiks olla, et tulla maratoni sõitma? Mis sa arvad? See on väga erinevatel inimestel väga erinev, et öeldakse, et 300 kilomeetrit, mõni ütleb, et 100 kilomeetrit. Mu enda loogika oli kunagi rattamaratonil see, et kui ma olin sõitnud aasta jooksul ennem selle maa, mis on pikk distants, ma sõitsin pikka ja kui ma olin sõitnud ennem lühikese distantsi ja kui sõitsin lühikest, nii et täpselt nii nagu keegi ise tahab. Et see sõltub ka sellest, kui palju elu jooksul tegelikult suusatatud on ennem, et kellel on neid suusakilomeetreid elu jooksul rohkem, et sellel muidugi tuleb see konkreetne vorm või konkreetse hooaja vorm ikkagi oluliselt kiiremini ja lihtsamini, aga see, kellel neid elu jooksul vähem on, eks sellel oleda keerulisem, aga üldiselt öeldakse, et 300 kilomeetrit on selline okei. Et võib maratonile tulla küll. Käimas on meil kampaania, kus osalejad saavad tasuta sõbra kaasa võtta. Rääkige, kuidas see ettevõtmine läinud on ja mis sa ise arvad sellist, et saab sõbra niimoodi ilma ratta kaasa võtta? See on väga hea variant, et kes meid sinna suusatama või sellist natuke tehnilisemat spordiala tegema ikka innustab, kui keegi, kes juba seda teeb, et selles mõttes on ta väga hea ja kui see keegi, kes selle sõbra siia kaasa kutsub temaga koos ka neid eelnevaid kilomeetreid natuke läbib, siis on see ju tervise mõttes kõigile hea. Et ma arvan, et see on väga hea kampaania ja neid registreerunuid on, et ma täpselt arvu ei oska praegu öelda, aga neid ikka on. Üle pika aja on kavas Neeruti võistkondlik maraton, et kust see idee tuli, et see taas elustada ja mis see siis täpsemalt tähendab, kuidas see välja näeb? See kampsuusatamise võistlus nii-öelda on tegelikult see algne Neeruti maraton nime all oligi võistkondlik maraton. Toimus ta siis ajalehe Punane Täht auhindadele ja täpselt ei tea ma mitu korda ta toimus, aga viimati ta 87 siin toimuma sai ja sellest ajast saati see mõte tegelikult esimesest maratonist saati on olemas, et võiks seda võistkondliku maratoni ka taaselustada ja ei läinudki kaua, ainult 20 aastat ja nüüd ta siis on. Miks peaks tegelikult üks suusasõber siia võistlema tulema ja mis need distantsid täpsemalt ikkagi on? Võistkondliku maratoni teeme sellisel lühema variandi, ehk siis ühe ringilise ainult, saab ta siis 16 kilomeetrit tõenäoliselt see aasta olema
ja miks on see, et kambakesi on lihtsalt mõnus suusatada. Ma olen ise sellel võistkondlikul maratonil kunagi 80-ndatel osalenud ja ma mäletan, et see oli täiesti mõnus väljasõit loodusesse, kuigi me saime ka noortearvestuses vist mingi 3. koha, aga vaatamata sellele ei võtnud me seda kunagi tõsise spordina, sest meie spordiala oli hoopis teine ja tõesti oli äge, ühesõnaga meil oli kambas ka üks natuke nõrgem suusataja, sest tema oli meil kummiga sabas, mis on täiesti lubatud selle võistluse puhul, et natuke siis toetasime teda ja väga kihvt oli. Et ma arvan, et see võiks sarnane olla ka praegu. Nii et kohtume siis järgmine nädal siin Pariisis. Kohtume Pariisis.